Tere, armas kuulaja! Minu nimi on Ege Rass ja tänases saates räägime Leedopäevast ehk meie suve iidsest pühast, jaanipäevast. Jaanilaupäeval oli maal ja ka linnas veel hiljuti tavaks käia saunas ja tingimata külastada surnuaial omaste haudasid. Õhtul süüdati jaanituli, aasta kõige olulisem tuli. Jaanitult tehakse tänagi. See tava on üsna vähe muutunud viimase 100 aastaga. Kui siis ehk seevõrra, et sajandi eest oli jaanituli sagedasti paik, kuhu koguneti igas vanuses pereliikmetega ühiselt lõbutsema. Täna aga veedetakse see pigem sõprade ringis. Meie esivanemad on öelnud, et jaaniöö on suur rõõmupüha, mil kogu loodus ja kõik inimesed peavad saama valgustatud. Seda hetke esivanemate kombel püüdsedes saame osa loodusimest ning laadime end algavaks poolaastaks tervise ja hea väega. Jaanipühi on nimetatud mitmeti. Kasutusel on nimed nagu suured päevad, suvine päevapesa, leedu ja leedopäev, suvine pööripäiv, suvepööripäev, päevakäänak, päevapesa, pesapäev ning muidugi ka jaaniaeg ja jaanipäev. Kui eestlastel on jaanilaupäev alati kindlal kuupäeval, 23. juunil, siis näiteks soomlastel on see seotud hoopis pööripäevale lähima nädalavahetusega. Jaanilaupäeval peetakse Eestis ka võidupüha, mis tähistab Eesti vägede võitu vabadussõjas Võnnulahingus 23. juunil 1919. aastal. Tänases saates pöörame oma tähelepanu aga just meie esivanemate ja jaanipäeva ajaloo ning traditsiooniliste tegevuste poole. Kuidas tähistasid leedopäeva meie esivanemad? Ikka lauldes ja mängides. Lisaks nendele peeti pühaks tule tegemist. Tule tegemine, tulele minek ja seal olek on tähtsamaid asju leedopäeval. Leedo tule pidamine, seal selgel rõõmsal meelel kohal olemine täidab meid tervistava väega. Vanarahvas on teadnud, et leedo tuli ravib haigusi ja õnnistab. Tule äärde minemata jätmine aga ennustab haigusi, ikaldust ning tulekahjusid. Sestap kogunetakse tule äärde terve perega. Selleks, et tagada enda karja, piima ja viljaõnne, visati jaanitulle andameid, toidukraami, vilja, linaseemneid või villa. Samuti viidi andeid vanadesse pühapaikadesse, ohvrikividele või hiitesse. Pühade toiduks on kõikvõimalikud piimast valmistatud road. Nii sobib tule äärde kõige paremini juust, sõir, korp, munavõi, kama, jogurt, kohukesed ja isegi jäätis. Öeldakse, et mida pikem maa on kõnnitud leedotule juurde, seda tugevam on selle mõju. Kindlasti peab igaüks tulle viskamiseks kaasa võtma kas või ühe raakese. Esivanemad on tuld kui sellist pühaks pidanud, keelanud selle ääres vanduda ja riielda, pole lubanud sinna sülitada ega sodi visata. Leedotulele antakse anniks esimene osa kaasa võetud söögist ja joogist. Kes tahab teha seda pidulikumalt ja vägevamalt, võib kõndida enne toiduga 3 korda päripäeva ümber tule. Ja kui end siis tule ääres soojendada, rõõmustada, laulda ning mängida, siis tuleb eesolev poolaasta kindlasti tervem ja parem. Jaanitule juures on läbi sajandite ka tantsitud ja lauldud. Sinna kutsuti alati pillimehi või ansambleid. Mõisate, hiljem seltside eestvõttel esitati eeskavana näidendeid. Lõkke juures tantsiti. Kui polnud pillimehi, siis mängiti ringmängulaule või lauldi niisama. Jutustati vanu lugusid ja pärimusi, mõistatati, lauldi, mängiti murumänge, pilli, tantsiti ja kiiguti. Kusjuures kiikumisel usuti olevat maagiline mõju viljakasvule ning tervistav mõju kiikujale. Pääru Kippar, Kaarma küla sepp, meenutab, et ringmängusid mängiti nii kiige juures kui lagedal. Pidudel lauldi ka vanarahva laulusid ja rahvas kuulas neid heal meelel. Mõned läksid ka ise laulma ja halvaks ei pannud seda keegi. Varasematel aegadel kuulus jaanitule juurde maadlemine, jõukatsumine, köievedu ja muud tavad, mida ka tänapäeval jaanitulede korraldajad läbi viivad. Lõuna-Viljandimaal on mängitud jaanitule ääres nukumängu. Sisu poolest võib selle liigitada tavalise tagaajamisega ja oma leidmisega. Rohkete meelelahutuste seas äratab ta tähelepanu sellega, et nukuks oleval neiul on valge riie üle või hööb ta seda koguni kepi abil enda kohal üleval. Nii tehakse nii-öelda pikka nukku. Mis puutub laulmisse, siis laulmine on jaanitulest lahutamatu, nii et perekonna või sõpruskonna lõkke ääreski lauldakse ja mängitakse, kuid reeglina on need täna vaiksemad ettevõtmised. Olemasolevad jaanilaulude tekstid ei ole tavaliselt kuigi ulatuslikud. Enamasti räägitakse neist talupidamise edenemisest, rohketest piimasaadustest, hea kaera kasvamisest ja tule tegemise tähtsusest. Näiteks, kes ei tule jaanitulele, jääb laisaks, tema majapidamine ei edene. Laulude iseloom viitab pigem maagilisele kui meelelahutuslikule otstarbele.
Võib oletada, et regivärsilisi jaanilaule lauldi samuti üheskoos või eeslaulja ja kooriga, nagu teisi tavandilaule. Mõni kord võib olla ka üksi. Loitse lausuti üksi. 19. sajandil lauldi jaanitulel juba palju uuemaid laule, ringmängulaule ja igasuguseid parajasti populaarseid viise. Peamine oli laulmine ja üsna loomulik, et noorrahvas eelistas vanade laulude kõrval moodsaid laule ja tantse. Viimasel poolsajandil on lõkkeäärest tihti kõlanud kitarrisaade, sest populaarset pilli oskavad paljud mängida ja seda on lihtne kaasa võtta. 19. sajandil kuulus väiksemate koosviibimiste juurde kannel, suuremate pidude juurde lõõtspill, peamine tantsumuusika instrument. Mitmel pool maal mängisid enne teist maailmasõda kohapealsed džässorkestrid, pasunakoorid, hiljem muudki populaarse muusika ansamblid, kes saatsid estraaditähti. Viimastel kümnendatel on aga taaselustatud torupillimuusika, üha enam on ka lõõtsa ja karmuška mängijaid. Poolsajandi uueks jooneks on naispillimeeste, eriti peopillimeeste arvu äkiline suurenemine. Kuid ega pillimäng pole jaanitule juures kohustuslik element, muidugi on alati lauldud ja juteldud ka lihtsalt niisama. Leidub ka mõningaid erinevusi Põhja- ja Lõuna-Eesti jaanilauludes. Nimelt Põhja- ja Lääne-Eestis ei olnud eraldi jaanilaulude viise, vaid neid esitati harilikult mõnel tavandilaulude rühmaviisil. Mustjala jaanilaul on lauldud näiteks sealse tüüpilise pulmaviisiga. Järgmiseks mängingi teile Mustjala näidet Mare Poolaku esituses. Kes ei tuule tuulele, kes ei tuule tuulele, selle otrad uhakad, kairad kaste einased. Lõuna-Eesti laulude juurde kuulub aga refrään, mida vastavalt piirkonnale lauldakse 1 või 2 korda. Näiteks Mulgimaal kasutatakse sõna jaanika ja Kesk-Eestis ning mujal Lõuna-Eestis näiteks jaaniku. Näide Karksist esitajaks Mai Mölder. Tulge jaaniku tuulele, jaaniku, tulge tulda oi tema jaaniku, karga kirged kaitsema jaaniku, kes ei tule jaaniku tuulele, jaaniku, saagu Martini magama jaaniku, ristipäini ringutama jaaniku, tulge jaaniku tuulele, jaaniku, tooge puida tulles saagi jaaniku, kes ei tule jaaniku tuulele, jaaniku, jõulust pürgu teise külle jaaniku, teises jõulus teise külle jaaniku. Eesti kagupoolsetel aladel Läti piiri ääres, eriti Hargla ja Rõuge kihelkonnas, esineb suurem Läti liigoviiside mõju. Refrääniks ongi sealt laenatud liigu või liigo. Tuntud on sanditamislauludega ühine viis, mis pärineb Läti liigo lauludest. Tõusa suunaga refrääni muudab meloodiliseks see, et ühesõnalise refräänsõna silpe jaotatakse paljude nootide vahel, libisedes ühelt noodilt teisele. Jaanikene iste mäe otsal liigu, Jaanikene iste mäe otsal liigu, kand ainus alla ka liigu, kand ainus alla ka liigu, tuule alla Jaanikene liigu, tuule alla Jaanikene liigu, anna minu vasikale liigu, anna minu vasikale liigu, ma anna sulle terve sõira liigu, ma anna sulle terve sõira liigu,
Kaikki ne terasakkeisiga liigu, liigu. Kaikki ne terasakkeisiga liigu, liigu. See oli näide Harglast, esitajaks Pauliine Pihlak. Kokkuvõtteks võime nentida, et Eesti rahvakalendris ei seo ükski teine tähtpäev endaga nii ulatuslikult eri rahvaluule liike kui jaanipäev. Siin leidub rikkalik valik regilaule ja muistendeid, peale selle loitse. Ka meile on peagi taas jõudmas suvine soe ja miks mitte võtta sel aastal esivanematelt õppust. Korjata aegsasti tulematerjali, proovida ise valmistada pühadetoitu, rääkida lugusid olnust ja valmistuda uueks. Pill kätte ja jaanitulele! Minu nimi on Ege ja kaunist kevade jätku, sõbrad!